Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna on mul teile edastada üks kanaldatud sõnum. Õigemini neid kanaldatud sõnumid on suisa 4, aga ma teen nendest tõenäoliselt erinevad videod. Ja olgu öeldud siis, et need ei ole minu kanaldatud, need on erinevate valgustöötajate poolt kanaldatud plejaadlaste sõnumid. Ja täna on siis sõnum number 1. Ja need sõnumid on ühise pealkirjaga veel häid uudiseid. Ehk siis sõnum number 1. Oleme kohe ületamas kristallilistest osaketest koosnevat kvantvälja, ülisuurt kvantvälja novembrist 2020 kuni jaanuari 2021 lõpuni. Ja see sunnib meid ühtlasi loobuma kõigest sellest, millest tuleb loobuda ning avada oma mina täiesti uutele kogemustele. Pole üllatav, et paljud teist läbivad juba vana tsükli lõpufaase, olles ise juba hästi toimivas suhtes või mõnes muus positiivses olukorras, mis hõlmab pere või töökeskkonda. Me oleme kutsutud aga uue energia ja kogemuse juurde ja need 3 kuud, november, detsember ja jaanuar, toovad väga tugeva tõuke väga suurteks muudatusteks. Ja sõnum meile on see: usaldage teid abistavaid vägesid, kallid. Me aitame teid praegu rohkem kui kunagi varem. Ja teadke, et mitte miski ei saa muuta neid jumalikke plaane, mis on juba loova allika poolt välja kuulutatud. Me siseneme sellesse kosmosetsooni, kus on suur hulk energiat, mis on võimeline drastiliselt muutma kogu meie keha vibratsiooni, mis omakorda suurendab meie telepaatilisi võimeid ning tugevdab immuunsüsteemi. Ja ükskõik kui intelligentsed on negatiivsete jõudude esindajad, ei suuda nad seda fakti täielikult mõista ja veelgi vähem kontrollida, et ületades selle kristallilise tsooni kosmoses me suurendame loomulikult oma enda immuunsust ning COVID-19 kava pole võimalik nende soovide kohaselt täielikult rakendada just sel samal põhjusel. See kõik toimib just tänu sellele, et planeet Maa jätkab oma loomulikku teekonda läbi galaktika ning ületab seda kristalliliste osakeste tsooni kosmoses. Hea uudis on see, et lõpuks me leiame tasakaalu ja võime olla kindlad, et see pole meie lineaarses ajas väga kaugel. Ja ehkki meedia kipub jätkuvalt hirmu õhutama ja hoolimata sellest, et need negatiivsete jõudude teenijad eitavad endiselt arrogantselt seda, et nende plaanid on läbi kukkunud, on vägagi ilmne. Me oleme jõudmas uue teadvuse seisundisse ning seda me ei saa enam mitte kunagi naasta vana olemisviisi juurde. Ja sõnum on veel see, et need ajad esindavad teile tõepoolest väljakutseid ja paljud teist on kannatanud, olles kaotanud lähedased kogu selle kaose ja näilise ummiku tõttu, mille tumedad jõud on tekitanud. Kuid igal juhul teadke, et kõik teie pingutusi ja kõik need, keda see kogu olukord on kõige otsesemalt mõjutatud, austatakse tänu usaldusele kõrgema looja allika vastu. Ja kõige tähtsam sõnum, sisemaailma vallutamine on esimene kõige olulisem samm välise ületamiseks. Praegu on tõesti väljakutsete aeg ning jah, teid oli sellest juba ette hoiatatud. Kõik need ajad, mis me oleme kogenud, on just need, milleks me oleme sündinud. Olla valguse majakateks kogu kvanthüppele eelneva elu keskel. Ja kogu mustus, mis on läbi aegade niinimetatud vaiba alla visatud, tuuakse nüüd nähtavale. Ja te peate ise oma kaua hoitud varjudega hakkama saama. Aga teadke, et mitte mingil juhul ei ole te kõigi nende keeruliste käikude keskel üksi. Olete galaktika kõige julgemad olendid, kes on vastu võtnud sellise suure väljakutse tuua valgus planeedile, mida on pikka aega domineerinud pimedus.
Meie galaktilised perekonnad tugevdavad oma kohalolekut teiega ning on järgmistel kuudel veelgi aktiivsemad ning te näete ka jätkuvalt nende kosmoselaevu oma taevas. Ja kõige tõenäolisemalt näete neid tegutsemas just mürgiste gaaside puhastamises, mida pidevalt teie atmosfääri lisatakse. Me oleme kõik oleme üks püha armastusega. Vot selline sõnum oli täna. Ja uute sõnumitega juba järgmistes videotes peatse nägemiseni.